Tere tulemast vaatama Eesti otsib superkooli uut hooaega. Konkurents on karm ning võitjateks teatavaks Terevisiooni saates suurematu au ja kuulsusega. Täna oleme Tartu eelvoorus, kus võistlustulle astuvad Kristjan ja Jaak. Niisiis, tänase saate esimeseks osaliseks on Kristjan ja tema kool, Kristjan Jaak Petersoni gümnaasium. Teiseks võistlejaks on aga Jaak ja tema kool, Kristjan Jaak Petersoni gümnaasium. Heidame pilgus sellele, kuhu Kristjan ja Jaak on siiani jõudnud. Mõlemad poisid esindavad keskmist Eesti õpilaste tema energiataset, mida kerge kevad ja soe suvi on mõjutanud keskmise talvega toimetulekuks. Õnneks on mõlema poisi koolis reipad õpetajad, kes ei tee vahet virtuaalkeskkonnas või kontaktõppes toimuvatel tundidel. Kahunite kunstide voorus näitavad mõlemad üles meisterlikkust nii infotehnoloogilisi lahendusi kui ka renessansiaegseid võtteid kasutades. Poiste koolis on olemas mõlemale sobilikud vahendid. Siiski, märkame, et nii Jaak kui ka Kristjan saavad lauluabil võrdselt rinna rõõmsaks, kuigi Kristjanil, kuidas seda öelda, nüüd ülemised noodid ei kõla päris puhtalt. Muusikaõpetaja virtuaaltundidest kõlab aga juba terve Karlova ning naabridki saavad Jaagu virtuoossusest osa. Füüsilises mõõduvõtus on poisid võrdsel tasemel, aga siiski suudab Kristjan tänu nutivahendile oma tulemust paremini analüüsida ja ka varasema vormiga võrrelda. Humanitaarainetes leiavad õpetajad nii Kristjanile kui ka Jaagule nende jaoks sobilikud meetodid. Kristjan eelistab seejuures liikuvaid pilte ja Jaak sokraatilisi vestluseid. Žürii on otsuse langetanud. Edasi pääseb Kristjan ja Jaak ja nende kool Kristjan Jaak Petersoni gümnaasium. Eesti on leidmas superkooli. Kristjanit võluvad digivahendid, virtuaaltunnid ja võimalus iseseisvalt aega planeerida. See kõik käib käsikäes Jaagule sobilike faktide, inimliku kontakti ja koolis kohal käimisega. Poisid teineteiseta hakkama ei saaks. Stop! See läks küll kaua. Okei, sa nüüd siia ka magama ei pea. Lähme koju.